Tere jälle ja nüüd on kätte jõudnud meie raamatu viimane peatüü. Energiakeskused ja tšakrad on siis alapealkiri. Kehas on 7 peamist energiakeskust, mis asetsevad kindlates kohtades selgrool. Neid tuntakse tšakratena. Need on teadvustasandid, mis mõjutavad meie reaalsustaju. Samuti on nad ühenduslülideks füüsilise ja metafüüsilise vahel. Iga tšakra mõjutab oma piirkonna elundite ja jäsemete terviklikku seisundit. Tšakrad on meie olemuses justkui energeetilised väravad, mille kaudu võime jõuda avaramate teadvusseisunditeni. Kuigi iga tšakrat kirjeldatakse eraldi, toimivad nende vibratsioonid koos ning energia voolab nende vahel vabalt. Meie saamahimu, hirm ja vähene enesearmastus tõkestavad või piiravad selle energiavoolu. Tšakraid võib kujutada ringi või mandalana, mingi kindla värvi või helina või lootuse õiena. Lootost, mis tõuseb mudast läbi vee valguse poole, sümboliseerib meie arengut pimedusest ja teadmatusest teadlikkuse valgustatud seisundisse. Selgroo alumisest osast üles pealaeni kulgevad tšakrad sümboliseerivad liikumist vaistliku enesekeskse käitumise ja enesekeskse käitumise juurest ego avaldumiseni ja sealt edasi kaastunde ja tarkuse kõrgema seisunditeni. Suur India tantristlik õpetus on väga ulatuslik. Meid huvitab ennekõike keha-meele seos iga tšakraga. Juurtšakra, selle nimi on Mooladhara. Ma ei tea, mis keeles see on. Esimene tšakra asub lahklihas, päraku ja suguelundite vahel. Siit leiame kõige põhilisemad ellujäämise ja enesekaitsega seotud paistlikud omadused. Kujutate ette naised, kui me sünnitame, meil lõigatakse see lihtsalt puruks. Õudne. See tšakra on seotud meie ajaloo ja esivanemate energiaga, tundega, et me kuulume teatud kindlasse perekonda ja meil on maailmas oma koht. Kui see tšakra on virge ja avatud, võtame ellujäämisega seotud väljakutsed optimistlikult ja loominguliselt vastu. Me suhtume maailma usaldavalt ja aktsepteerime teisi. Me tunneme, et seisame kindlalt maa peal, oleme tugevate juurtega. Meil on tugev eluiha. Kui see energia pole aktiivne, tõmbame raskustega silmitsi sattudes küüru selga ja loodame, et teised meie probleemid lahendaksid. Meil on hirm, kas saame hakkama nii rahaasjades kui ka emotsionaalselt. Esineb kahtlusi, paranoiat ja kasuahnust. Mina olen esimene hoiak. Mina olen esimene hoiak. Samuti võib ette tulla hirmu, et me ei kuulu kuskile, et meid ei kaitsta ega toetata, isegi enesetappe. Meie suhtumine iseendasse ja oma perekonda, meie ellujäämisvõime on näha meie kõnnakust, rühist, pingest ja jäikadest kehapiirkondadest. Füüsilises plaanis on see tšakra seotud luustiku ja lihastega, eriti selja, vaagna, jalgadega, seljavaevuste ja istmiku närvivaluga. Kõik nimetatud piirkonnad on seotud võimega enda eest seista, tunda end turvaliselt, olla maailma juurdunud. Juurtšakra on seotud ka stressi ja hirmuga, mis asub neerudes ja neerupealistes. See võib tekitada seedehäireid ja probleeme soolestikuga. Näiteks ärritatud soolesündroom ja kõhukinnisus. Probleemiks on usaldus, eriti usk, et maailm ei ole ohtlik, vaid meile toeks.
Samuti on see tšakra seotud loovuse ja avaldamise kõigi vormidega. Kui pole pinda jalge all või pinnas on pehme, ei saa looming edeneda. Kui meil on juured kindlalt maas ning me oleme ennast maksma pannud, puhkeb taim õide. Joogaga tegelemine on selle tšakra avamiseks eriti tähtis, kuna aitab vabastada pingeid seljas. Baastšakra. Selle nimi on Svadhisthana. Teine tšakra asub selgroo alumises osas. See on seotud iha, seksuaalsuse ja paljunemisega, samuti rahaasjadega. Kui meil on kindel pind jalge all, tuleb tegeleda elu üksikasjadega. See tšakra hõlmab ulatuslikku piirkonda ja määrab meie tunded seoses intiimsuse, suhtlemise jagamise, seksi, sünnitamise, lapsevanemaks saamise, rahamaailma, kaubanduse ja äriga. Läbinud ellujäämisega seotud esimese tšakra piirkonna oleme nüüd jõudnud soo jätkamise ja naudingutega, eriti suguihaga seotud energiani. Iha võib viia ahnuseni ja enama himustamiseni, usus, et mida rohkem, seda suurem nauding. Me unustame, kui kavalalt on nauding seotud valuga. Seksuaalenergiat kasutatakse sageli vääriti või kuritarvitatakse. Selle tagajärjeks on süütunne, häbi, segadus ja pettus ning suhete purunemine. Konfliktid seksuaalelus tekitavad probleeme suguelunditega ja nendega seotud piirkondadega. Selle tšakra probleemid seonduvad ka tundega, et oled rahaasjades ebakompetentne, vaene või ärimaailmas saamatu. Sulle võib tunduda, et oled teistega võrreldes vaesem või sa alahindad oma väärtust ja kaotad enese lugupidamise. See tšakra võib mõjutada kõiki või mõnda suguelundit ning hõlmab ka menstruatsiooniprobleeme, menopausi, selja alaosa põit ja eritamist. Samuti on seotud alakõhuga, sisemise jõu ja emotsionaalse motivatsiooni keskusega. Kui teise tšakra potentsiaal ei ole avaldunud, tekivad kurnatus, isutus, suguiha langus, abitustunne ja suutmatus eluga toime tulla. Kui tšakra on täielikult avatud, tunneme ennast tasakaalukana ja oma seksuaalsusega rahulolevana. Meil on kontakt oma vaistu ja sisetundega ning me suudame vastutustundlikult materiaalses maailmas tegutseda. Tants, eriti vaba tants, tõstab hästi teise tšakra toonust. Päikesepõimiku tšakra, Manipura. Kolmas tšakra asub selgrool naba taga. Kõrgemal ellu jäämis ja sigimisenergiast on see koht, kust algab indiviidi areng, tekivad ego, eneseteadvus ja jõud. Seal omastame informatsiooni ja seedime oma maailma. Seal avalduvad meie põhilised hirmud ja ihad, näiteks raev või kontrollivajadus. Energeetiline seos on tšakral seede elundkonnaga, sealhulgas kõhuprobleemidega ja söömishäiretega, näiteks anoreksia, tüseduse, maksaprobleemid ja sõltuvusega. Maksaprobleemide ja sõltuvusega. See on hirmu ja kontrolli valdkond. Kuna tšakra on seotud võimuga, on ta otseses ühenduses inimese enesekohaste tunnetega, eriti väärtushinnangute, väärikuse, sümpaatia ja usalduse vallas. Kui kolmas tšakra on suletud, tekib petlik võimutunne koos pettekujutelmadega suursugususest, mis tuhmistavad taju. See tšakra hõlmab hirmu, jõu ja võimuorganite ees, hirmu usaldada teisi ja ka iseennast, hirmu vastutuse ees. Me tajume iseennast halvasti. Meile on vaja öelda, mida teha ja tegutsemiseks anda volitused.
Me ei suuda ise intuitiivi haarata. Selline jõuetu minapilt võib avalduda ka vajaduses teiste üle domineerida. Kolmanda tšakra piirkonnas on tohutult energiat, mis positiivselt kasutatuna annab elule sihi ja suuna. See on poliitikute ja õpetajate, ettevõtjate ja sportlaste energia, nende energia, kes tahavad liikuda edasi, mõnikord iga hinna eest. Samuti on see intuitsiooni asupaik, kus me tajume kõhutunnet ja vaimse teadlikkuse piirkond. Siiski on seda energiat võimalik kasutada vääriti teiste ekspluateerimiseks ja manipuleerimiseks, nagu näeme Hitleri ja Stalini suguste võimujanuste diktaatorite puhul. Isiksuseks saamise protsess on oma jõu leidmise protsess. See pole jõud teiste üle, vaid sisemine emotsionaalne jõud. Avatud kolmas tšakra annab terve, positiivse ja kindla enesetunnetuse. Selle tšakra puhul on olulised hingamis- ja keskendumistehnikad, kuna need vabastavad pinged päikesepõimikus. Südametšakra, anahata. Neljas tšakra asub selgrool täpselt rinnakorvi keskme taga. Teinud läbi isiksuse arengu kolmandas tšakras, avame nüüd südame, muutudes tõeliselt armastavaks inimeseks. Siin kujunevad välja sügavamaid teiste teenimise ja kaastundega seotud omadused. Avanemata südametšakra puhul on süda suletud ja külm. Ta ei suuda teistele sooja anda ega isegi enda eest hoolitseda. Kõik on kas sensuaalne või seksuaalne, ratsionaalne, loogiline ja intellektuaalne. Puudub sisemine tunne, sügavus ja soojus. Esineb tunnet, et sind ei armastata, hirmu armastamise ees või kinnihoidmist minevikus kogetud valust. Andeks andmatus tekitab äraarvamatust, kannatust. Võib esineda kibestumist, armukadedust, sügavat muret. Armastuse asemel avastame endas agressiivsuse ja süütunde, kõva südamelisust, eelarvamuslikkust ja kibestumust. Südametšakra on ühenduses harkelundi, südame ja kopsudega. Konfliktid leiavad väljendust hingamisraskuste, astma, bronhiidi või kopsupõletikuna, aga ka angiini ja vereringe häiretena. Need probleemid on seotud sellega, kas me haarame ise elu järele või sõltume teistest ning tingimusteta armastusega iseenda ja teiste vastu. Avatud südametšakra on ammendamatu armastuse ja kaastunde allikas. Mida avatum on süda, seda rohkem täidab armastus olemuse. Korku midagi. Nii, kus ma siia jäin nüüd? Tegemist on ärkamisega tõelisele armastusele iseenda vastu, sisemise ilu nägemisega, armastava heasüdamlikkuse arenemisega kõikide olendite suhtes. Armastavale heasüdamlikkusele ja andestamisele suunatud meditatsioonid avavad ja virgutavad seda tšakrat. Kurgu tšakra, Vishudi. Viies tšakra asub kuklas, täpselt kurgu taga. Teiste teadvustamise ja armastava heasüdamlikkuse arendamisel liigume edasi selle armastuse väljendamisele. Me avame kurgu tšakra, et meie tõeline hääl oleks kuulda. Viies tšakra on energeetilises ühenduses kurgu ja suuga, väljendamise ja omastamisega. Kurk on sissepääs kogu meie olemusse, mille kaudu me võtame vastu toitu, samuti väljapääsu koht meie tunnete jaoks. Avanemata kurgutšakra tõkestab energiavoolu, vähendades meie võimet armastust vastu võtta
ja iseennast väljendada. Me valetame, petame, solvume. Meile võib tunduda, et meil pole häält, et meid ei kuulda. Võib-olla kardame iseenda eest rääkida. See väljendub kurgu, suu, hammaste probleemides, samuti kaela, lõualuudega seotud probleemides ning sõltuvuslikus käitumises, näiteks liigsöömises. Kurgu tšakra on sillaks pea ja keha, meele ja südame vahel. Kui see tšakra on avatud, siis avab see energeetiliselt kogu meie olemuse, teeb võimalikuks selge suhtlemise, meele ja südame vahelise energiavoolu. Tarkus ja kaastunne, mõtted ja tunded, andmine ja saamine on tasakaalus. Kui see tšakra on avatud, suudame muuta negatiivse positiivseks, mürgi nektariks, välja öelda oma tõe. Leelotused ja laulmine aitavad meil tõelisel häälel vabaneda. Ma lähen neljapäeval Tallinnasse leelotama kohe. Nii, kolmanda silma tšakra. Aina, jott on A kõrval, me ei oskagi. Aina. Okei, las ta olla. 6. tšakra asub kulmude vahel. See on sümboolne 3. silm, tarkuse silm, mis vaatab seestpoolt väljapoole ja näeb tõde. Ta on ühenduses meele ja kõrgema teadvuse, eriti taju ja intuitsiooni arenguga. Kui päikesepõimikust domineeris ego, siis siin ego lahustub, kuna teadvus avardub indiviidi minast kaugemale. See silm näeb inimeksistentsi piiridest kaugemale valgustatud meelde. Võtmesõnaks on taip, pilguheit kõikide asjade olemusse. Avanenud 3. silm toob kaasa eneseteadvuse kadumise või mis tahes kõrgema teadvuse tajumise. Võib esineda hirm sisemise mina ning kõige introspektiivse ja vaimse ees, mille tulemuseks on närviline käitumine, paranoia või häirunud reaalsustaju. Selle tulemuseks on jäigad, kinnistunud ja suletud mõttemustrid ja hoiakud, vastuseis uutele, teistsugustele ideedele, eriti vaimsetele. Negatiivse, kriitilise või eelarvamusliku suhtumise korral peegeldub see kõikides kehaosades. See tšakra mõjutab närve, meeli ja immuunsüsteemi. Tagajärjeks võib olla ajuga seotud häired, peavalud ja seniilsus. Täielikuks ärkamiseks on vajalik pea ja südame vaheline tasakaal. Meeletarkus annab südamest tulevale kaastundele suuna, nagu kaastunne annab soojust ja armastust mõistmise selgusele. Üks teiseta pole täiuslik. Ei taip ilma tunneteta ega halastus ilma eristamisvõimeta. Samuti on oluline vahet teha mentaalsel energial, mis võib meid lugustada intellektuaalsetele tasanditele ja tõelisel vaimsel energial, mis avab sisemise sära. 3. silma tšakra annab meile võime tungida tegelikkuse olemusse ning avastada tõde iseendas. See ei ole intellektuaalne eesmärk. Loom, visualiseerimine ja meditatsioon soodustavad 3. silma avanemist. Ja kroontšakra. Sahasrara. 7. tšakra asub pealael ja seda peetakse inimliku kogemuse eelviimaseks astmeks, kus mina lahustub kosmilises teadvuses. Ihad puhastuvad ja kõik teod muutuvad isetuks. See pole mitte niivõrd teekonna lõpp, kuivõrd tegeliku teekonna algus, tõelise inimese koorumine. Vähesed on arenenud selle astmeni, kuna see tähendab ego täielikku lahustumist ja taassündi kõrgemas minas. Kui 7. tšakra pole avanenud, väljendub see tugevas egos ja vastuseisus vaimsele arengule. Kuna tegemist on lõpliku ärkamisega, siis on see vastuseis seda tugevam. See võib viia depressiooni ja kurbuseni, sest tundub, et elul puudub mõte. Teekonna jätkamine nõuab tohutut pühendumust ja usaldust. Kõige olulisem on usu kasv.
olgu väljaspool asuvasse jumalasse, kuurusse või jumalikkusse iseendas. Ilma usuta on vaid tühjust, vaimne vaakum. Selle tšakra energia on seotud alistumisega, ego täieliku alistumisega, indiviidi mina alistumisega, jumalikule minale, mis on piirideta ja kõike hõlmav. 7. tšakra on seotud kogu füüsilise kehaga, sest mõjutab meie olemuse kõiki aspekte. Füüsilised probleemid on seotud kogu kehaga ning eesmärgi ja suuna kaotamisega. Vaikne meditatsioon on võtmeks kroontšakra juurde. Valgustumine on see. Kui siseneme mõtete vahelisse ruumi, anname endale võimaluse täielikult ärgata. Tabla! Läbi! Lõpp! Sellega on meie raamat Sinu keha räägib sinuga lõppu finišijoonel. Ma panen nüüd kinni selle